Tere tulemast taas neljapäeval vaatame, kuulame meie Petrol Helsi podcasti. Täname jätkuvalt meie toledaid koostööpartnereid, kelleks on Balter ja Glassdrive. Jällegi utsitan neid, et minge vahetage oma kulunud esiklaasid särav läbipaistvate vastu, kuidas öelda. Ja Balteris salakoodiga petrolheads.ee saate siis väikese soodustuse oma uutelt suverehvidelt või agaramad võib-olla tellivad juba uusi talverehve, nendelt saate kõik. Nii on jah, aga nüüd tänases saates jätkame siis uuesti Markeliga vestlemist. Saame teada, kuidas kõlab 99. aasta Nissani armatuurlaud. Kuidas akengid? Ja pange oma kõhulihased valmis. Just nii on. Päris tore saade. Nii et jääge lainele. No nii, tere tulemast tagasi, Markel. Tere. Et eelmine nädal rääkisime siin sellest Suprast, ja Galandist. Aga Supra jäi veidike poolikuks, et lõpetasid temaga sõitmise seisma ta jäi, aga mis ta siis sai? Ma võin ta müüki siis. Ja siis tervikuna? Jah, tervikuna. Ja siis ma proovisin teda müüa ja tükk aega ja ostjad nagu otseselt talle nagu ei tulnudki. Lõpuks läks ta Soome. Et üks soomlane ostis ta siis ära kõige saba ja karvadega nii-öelda. Andsin kogu setina kaasa, et minu jaoks oli nagu läbitud teema nagu. Ja siis natukene läks aega mööda, siis ma sain teada, et nad tegid selle auto tükkideks. Ehk siis, et see mootor võeti sealt pealt maha. See mootor väidetavalt kuulsin kuskil mingid Soome entusiastide käest, et see mootor väidetavalt pandi mingisugusele kas vanemale Suprale või siis mingi muud Toyota mingisugusele autole peale, millega sõideti Soomes siis lõppkiiruse mingi rekord. Et ma päris nagu 100% seda ei julge nagu kinnitada. Hea, kui läks ikka sihtotstarbaliseks kasutuseks. Et ta oli nii, teda oli nagu viisava hoolega tehtud, et ta nagu loodetavasti jõudis ikkagi sinna õigesse kohta. Ja siis erinevaid tükke sellest läksid erinevas suunas kuhugile ja lõpuks oli see kere. Ja see kere siis, ma ei mäletagi nüüd, 3, 4, 5 aastat hiljem ma ostsin lõpuks ise tagasi. Ja, et ma teadsin, et ta kuskil vedeleb täitsa kasutuna ja siis talt olid kõik asjad nagu ära võetud, et ta oligi tühipaljas kere. Ta oli siuke platsi peal olema, mida vist minust käppadega või tõstukega umbes tõsteti ühest kohast teise aega. Jah, täpselt. Aga rattaid ka üldse või? Silda ega midagi? Mitte midagi midagi. Uuriga kere lihtsalt. Uuriga tühipaljas kere ja siis nende tagant laiaks tehtud tiibadega ja mis seal kere küljes nagu asjad olid. Aga esitiibasid poolt, uksi poolt, täitsa nagu blankhäljas. Ja täitsa tühi kere. Ilma taga luugi ja millegi. Kõik, mis ühes tükis plekis. Plekk, jah. Et ülejäänud oli vist ära müüdud ja siis läks aeg natuke mööda ja siis ma sain sellest teada ja siis ma arvasin, et mis ta seal niisama nagu kasutult vedeleb. Ja siis ma ostsin selle tagasi. Ja sellel on veel oma ajalugu, Eesti motorspordis, mootorispordis või autospordis. Et pärast tehti talast ju nagu täieõiguslik driftiauto ja sõitis ju hooaegasid, mitu hooaega lausa kaasas. Pro, minu siis semipro, et kuvase perekond siis. Jah, et see oli nagu äge oli vaadata, et see nagu siukene nagu selle auto ja selle Supra ja siis nii-öelda siukene see hing ja see asi elas nagu, et mis oli sinna, see emotsioon, mis oli sinna pandud, see oli olemas nagu. Ja ta läks nagu õige asja ette. Absoluutselt, jah. Ma mäletan ühte hetke sellest autost, et see Supra vist tollel ajal oli, Märt sõitis veel sellega ja see oli ainuke, kes tema tegi seda seda, et ta sõitis persees sisse vastu. Nagu risti. Selle autoga sai seda lihtsalt igas kurvis teha. See oli lege. Sa vist ei ole proovinud driftiautona teda? Ei.
et aga noh, ma olen korra saanud sellega driftida. See, kuidas see auto käitub, on täiesti teistmoodi kõigi teiste autodega. Kuidas ta sõidab nurgast nurka lõpust lõppu nii-öelda ja ta püsib alati driftis. Et temaga on väga raske sõita ilusat õiget joont, niimoodi, et sa oleks alati õiges kohas raja peal, aga lihtsalt hoida teda nii-öelda selles mängus sees, super lihtne või mõnus. Et no täiesti absurdne auto on ta sõita, aga väga kihvt. Aga ma arvan, et seal on väga palju nagu oli pärast siis nagu tegemist juba ka siis Wisefabi meest. Ja, ei, muidugi. Et see kogu see sillad ja see geomeetria nagu pandi üles ju sealt nende poolt ikkagi. Sinagi oled Wisefabiga mõningal määral kunagi seotud olnud? Ma ei tea, kas seotud olnud, aga nad olid ühes samades ruumides, kus me tegime ühte ettevõtmist. Aga see E46, mis oli ju Wisefabi oma, et see tuli ju nagu sinu... Selle, jah, passis selle omanik olin mina, jah. Et mina just kui, ma ei teagi, kuidas seda öelda, sponsoreerisin siis seda autoehitust ja võtsin seda autoehitust ise teha äkki või. Ja juhendada seda sealt kõrvalt ja meil oli üks sõge sõitja ka, kes sellega sõitis nagu Eestit ja pärast oli üks veel sõgedam sõitja, kelle neid mingid pilte ja videosid ma näeb nagu siiamaani, kuidas ta lahtise mingisuguse õlivoolikuga suure tulejutiga tagant Felix. Et kuidas ta sellega mingitel suurtel radadel sõitis nagu. Ja siis minu arust see on üks üldse kõige hullemaid nagu ägedamaid nagu siukseid nagu stseene, mida ma näinud olen nagu drifti nagu siuksest vaatest, mis nagu show vaates on nagu reaalselt oligi nagu reaaleluline nagu tuleleek on selja taga, et noh, mees sõidab mingi kiirus ilmselt oli mingi, ma ei teagi, lähes 200 ja sul on nagu põlev leek mitme meetri ulatuses selja taga nagu. Ta oligi minu arust siuke või ongi? Kuidas sul, kui sellel hetkel nii-öelda autoomanikul vaadata oli siukest asja? Äge oli. Need autod on ju tehtud tegelikult selle jaoks. Et nagu võtame nagu, kui me võtame nagu selle, võtadki selle sama mõtte, et nagu, et Henrigi sõitis, Puhmas sõitis ja sellega, et kõik teavad tema sõidustiili, et see oli nagu nii Demolition Man, kui veel olla sai, ja me võtsime ikkagi mõtte, et tavai teeme talle. Ja see oli nagu selle Wisefabi meestega ja meeskonnaga koos, et tavai teeme siis, et paneme tema sinna rooli, et sealt tulevad kõige sügedamad nagu kaadrid, kõige sügedamad asjad nagu et... Jah, eesmärk oli ju pilti pääseda. Just, et eesmärk oli pilti pääseda, et me võib-olla ei ehitanudki ju siukest autot, mis oleks nagu maailma nagu võistlustel nagu tipptasemel kogu aeg nagu nii-öelda mingi, ma ei tea, esimese koha auto on ta. Eesmärk oli suurt nurka demonstreerida. Väga suurt nurka demonstreerida ja siis, et ta oleks nagu siukene nagu just kuidagi lahe ja äge. Et sul tekib see, vaatad pilti veel, see mõnegi FOMO tekib. Ma tahan ka, kurat, see tundub nii tuus. Just. Ja see 2JZ sinna, see sobis sinna nagu valatult. Aga räägime sinu otsadest, siis nendest... See oli ka minu auto. Ja, ma mõtlen, need võib-olla millega sa oled rohkem ise sõitnud või mida sa oled ise niivõrd nagu enda jaoks ehitanud. Et kuna meil on aeg piiratud ja neid autosid on nagu liiga palju, millest tahaks rääkida, aga võib-olla räägime nendest, mis võib-olla on... Kirevama eluteega. Jah, aga näiteks ma tahaksin küsida, et milline on olnud, sul on kindlasti selles autovalikus olnud ka siuke, kas pettumus kõige suurem või et sa nagu mingi suure tuhinaga nagu ostad, ala nagu Henrile meeldib öelda, et see don't meet your heroes, et sa oled nagu ostnud mingisuguse auto ja hakanud seda tegema, et see on nagu tundub nii suur ja äge, aga siis kui sa selle nagu valmis saad või selle protsessi jah, et midagi nagu läheb kogu aeg nii valesti või pahasti või ei olegi sukest asja olnud äkki? Ma ei tea, või sul ei ole ootusi sellest? Ma kusjuures ei tooks ühtegi autot välja selliselt, sest et ma olen ise ka mõelnud, et mis mind hoiab üldse selles või mis mind nagu paelub nendes autodes. Et mulle tegelikult meeldib, mulle hullult meeldib, võib-olla kõige rohkem isegi meeldib see protsess. See, et mul naine ütleb, et ma ostan mingi risusid kokku, kui üks risu teise otsa. Ja
sa näed nagu, sa nagu ise oma kuskil nagu meeltes nagu näed seda nagu tulemit, kuhu sa tahad jõuda, onju. Et see on need toorikud, noh, neid ei ole enam nagu niimoodi võtta, onju, ja olgem ausad, et noh, et ma ei tea, võtad täna Supra näiteks, onju. No selleks, et ma ei tea, mingi vasaku rooliga turbosuprat manuaalkastiga, onju, võtta ja osta ja siis minna nagu teda ehitama, onju, ja midagi tegema nagu temaga, onju. Kurjab, nagu täna ei ole enam pointi nagu, onju. Need autod on nii kallid juba nagu. Ja, no toorik on 70 000, eks ole. Ja täpselt, onju. Ja siis ma olengi neid nagu risudena ostnud, vaata, mõned. Nagu mul naine ütleb, no, et tal on õigus, no. Mõned ongi risud, no. Midagi ei ole öelda nagu, onju. Kas siis võib öelda, et mitte see auto ei ole pettumus, vaid kas sul võib siis pettumus olla see, kui ta valmis saab või see paha tunne, et nagu, kui sa ütlesid, et sulle see protsess meeldib, et nagu... Ma arvan, et nii mõnigi minu autod, siis mis on minu käest läbi käinud, ostu nii-öelda see nagu otsus nagu ongi tekkinud sellest, et just kui see teekond on läbi saanud. Et ta on nüüd olemas, sa nüüd kasutad teda ja siis ta justkui nagu, ma ei tea, devalveerub nagu, et nagu tema väärtus nagu kahaneb, sest et sa ei saa nagu temaga kaasas olla, sa ei saa iga päev mõelda sellesse ja sa ei saa seda arendada, et noh, ta on justkui valmis. On teatud nagu erandid kindlasti, nagu mis ja noh, ma olen ise ka muutunud, ma tunnen, et ma olen läbi aegade muutunud. No ikka, jah. Ja täna on nagu pigem see, et ma olen nagu rohkem niisugune, et ma jään hoidma neid, et need autod, mis on nagu valmis saanud, mul on mõningatel autodel mõtted, et ma müüksin neid või võiksin müüa, aga need, millesse on nagu päriselt aega ja niisugust nagu niisugust emotsiooni ja enda aega nagu investeeritud, siis need pigem neid tahaks hoida. Et see on võib-olla niisugune nagu see emotsionaalne pool nagu, et isegi kui nad nüüd valmis saavad, siis noh, inimesed vananedes saab targemaks, siis sa saad aru nagu, kui palju sa tegelikult oled sinna raha sisse pannud, et mul õnneks on kodus niimoodi, et ma ei pea nagu naise ees päriselt nagu peitma midagi, et ta teeb mul mitmel ettevõttel nagu raamatupidamist ka, sul ei olegi võimalik. Näeb nagu kõiki kulusid, ta on teadlik sellest, et ma pean mõningaid asju ilustama nagu ja nagu kuidagi nagu põhjendama väga selgelt nagu, aga midagi ei ole seni jäänud nagu selle taha, et päris ei oleks, et selles suhtes ma olen väga õnnelik, et ma olen sellise inimese kokku saanud. Mõtlesin, et rootormootor sobiks hästi mingiks trumliks kuskile. No väga hästi nagu, eriti kui seda pead mitu korda ostma. Aga mis on kõige nagu vaum siis sinu projekt, mis sa oled teinud, kus sul on nagu kohe nagu noh, niimoodi, et sul on nii hästi see, et noh, ma saan aru, et südamelähedased, aga kindlasti need esimesed, see Galant ja Supra on ju, aga noh, kui me need näiteks välja arvestame, sest nendest me oleme rääkinud, et mis on siuke ka olnud siuke, kui nüüd meenutad ägedaid, siis mina, kui ma esimest korda nägin sinu RX-7, ma pidin selili kukkuma. Fantastilus, eks ole auto. Oli ta ka hea siis sõita ka? Päriselt. Oli. Väga äge. Väga hea. Et seal ongi ilmselt kaks vastust sellele, et üks neist on see RX-7, see Fini ja teine on Mustang. 65. aasta Fatback siis, jah? Et see sai ikka nagu kuradimaja. See sai ikka nagu nii hea, et kui valmis sai, siis sealt tekkiski ilmselt niisugune moment, kus ma vaatasin, et oi, et noh, siin nagu noh, nendele autodele nagu müügimõtteid ei ole. Aga võib-olla sellest Mustangiks räägikski, et sellest RX-7-st, ma saan isegi aru, miks sa sellise auto valid on ju, et teades nüüd, mis see ajalugu on, aga kuidas, võt see Mustang läheb sellest kogust välja. Ma räägin ennem selle RX-7. Nii. Et see RX-7 on tegelikult niisugune lugu, et ta oli pikka aega Eestis. Ta oli teise inimese omanduses, Risto mul siis tuttav sõber omas teda, on ja tal ei olnud justkui aega, et sellega tegeleda
siis ma ükskord ostsin selle lihtsalt ära. Aga siis see oli mingi blank täiesti siuke... Ei no ta on seesama see nii, nagu erimudel, nii nagu No ta jah. on, ega ta nagu väga blank ei ole kui algusest. No ma mõtlen, et tehase... Jah, tehase konditsioonis on ja. No mis see Fini tähendus siis? See Fini on nüüd nagu Jaapani siseturu siis nagu mark siis Mazda erimudelitele. See on midagi sükest nagu Nissanil on Nismo siis või? Aga umbes nagu veits nagu tuuning, veits nagu racing, midagi sugemetega. Kurja, ma isegi ei oska sulle praegu kõrvutada seda, et kas ta niimoodi on päris. Ja Nismo on pigem nagu väga selge nagu tuuningu suunitlusega on ja et Fini on pigem nagu automargi nii-öelda nagu, ta ongi nagu automark. Ma ei oska, oota, ma mõtlen, kas võiks tuua mingi näite nagu... Ta ei ole siis nagu, ta on selle sama tehase poolt nagu mingi lisamudel tehtud nii-öelda siis. Jah. Et minust Fini on ikkagi nagu Mazda nii-öelda Jaapani siseturu nagu siis... No ta ongi mingi seda peab võib-olla vaatama Wikipediast natukene ma ei hakka mingit udu ajama ise. Aga sellega on see lugu, et neid on tehtud sedasama RZ2 mudelit on tehtud 162 tükki. Ja teadaolevalt see auto on ainukene, mis on konverditud siis nagu vasakpoolse rooliga autoks. Et seal on siis, me võtsime ju, Ristol oli tegelikult päris palju asju hangitud juba, et seal oli õiged Mazda siis roolilatid, mingid igast vigurid, mis olid vajalikud selleks ümbertõste, rooli ümbertõste tööks. Need asjad olid olemas tegelikult, et ma ostsin teda niisuguse komplektina, et vaatasime, et kere, mulle meeldis see ajalugu, see erimudel. Ma küsin korra vahele, kas te võtsite siis mingi sama mudeli, mingi siis vasakpoolse rooliga Mazda sisu ja mingid asjad? Neid ei. Sest et kui ta on ainult ju... Ei, neid sai tellida, neid samu roolilatte ja muid asju sai tellida, sest seda on tehtud USA turule ja Euroopasse siis vasakpoolse rooliga ka. Ja need asjad sobituvad nagu vahepeal nagu rist sobituvad, vahepeal mõned asjad ei sobitu. Küll aga selle ümberehitustöö tegi on ju ES Racing ja tegi nagu selle nii-öelda raua poole ja mehaanilise poole ja siis selle mootori ja muud asjad on ja sinna sai V-mount siis radikate lahendus ette tehtud on ja siis sai seal on mingi suurem turbo on ja peal on ja sealt tuli sel hetkel, ma mäletan, 440 äkki jõudu või. Aga see auto kaalub, mitte midagi. 1200. Plus ta on nagu sükene, täiesti kart, ta on nagu sükene üliäge, nagu ülimadal, ülimadala istumisega ja sükse ulmeliselt hea nagu raskuskesemega, et kõik sobitub. Hästi sõidetav auto. Ja see auto on täna ka selline, et lihtsalt see lugu, mis selle juures on see, et me tegime ta valmis, Side Effect tegi sinna nagu, Argo maadles sellega tükk aega ja Side Effect tegelikult tegi need armatuurilahendid, kõik need uksepolstrid, kõik nende originaal, ainult siis RZ mudelitel olevad kevlaristmete nagu need uued polsterdused ja kõik asjad. Et see on meil üheskoos välja mõeldud nagu siukene nagu siis lahend, et kuidas me teeksime seda, mida me teeksime, seal on mingid eraldi mingi rootori, mingisugused kolmnurksed õmblused ja mingisugused, ma ei tea, mis iganes asjad. Mingid vigurid see sinna konkreetselt. Kui ma nägin seda, siis see on hästi maitsekas auto nagu. See on üks kõige maitsekamaid autosid võib-olla üldse. Plus veel see, et ta ei ole mingisuguse räigelt suure mingisuguse tagatiivaga, vaid ta on see mingi, mäletagi, mis see siis, Rea Memia vist on see Jaapani mingi tuuningufirma, selle mingisuguse tagatiivaga. Tal on ilusad äge see spoileri ring, ta on nagu üdini maitsekas nagu. Kas see on sul alles? Ma müüsin ära selle. Kas tema võib olla see The One That Got Away olla? Ma müüsin ära. Kadunu tunnistas. Jah, tema kindlasti vääriks seda nime, Kadunu tunnistas. Ma müüsin ära selle. Mis sind seda küll tegema pani? Ma ei tea. Ma mäletan, et oli tolle aja kohta ei olnud see odav hind, aga see ei olnud ka kuidagi üle mõistuse kallis hind. Ja ma müüsin ära selle ja see on nagu üks autodest, mis on nagu mind kummitanud nii-öelda nagu ei tea. Ja siis juhtus siuke lugu, et ja ma ju tean ju, kellele ma müüsin üks soomlane, üks Jarko on ja
sõitis sellega Soomes drifti ja 2 hooaega vist või. See lihtsalt mingid nagu tänava mingid street klassi või mingi siukest asja, jah. Sõitis drifti, onju, ja üks sõber lasi selle mootori laiali. Mingi käivitamisel kuidagi valesti. Seal rootoril tekivad mingid, ühesõnaga, kui sa suretad välja selle auto valesti, siis võib tekkida niimoodi, et sulle bensiin jääb nagu kambrisse lukku, ja siis ta kuidagi tagurpidi plahvatab või mingi siuke teema, onju. Ja siis see lasi selle nagu laiali, onju. Ja siis selle Jarkole jäi see auto seisma. Ja siis kui ma sain teada, et see on laiali, siis mõtlesin, et kuule, müü tagasi. Ja ta ei müünud seda. Ja siis tuli see nutitelefonide aeg, kõiksugu iPhone'id ja värgid-särgid ja jube lihtne, mina hakkasin hästi kalendrit kasutama. Paned endale nagu tuleviku märkmed, paned kirja. Ja siis võid nagu endles panna selle kordused, mis iganes asjad sinna. Ja ma 5 aastat helistasin siis Jarkole. Panid kalendrisse, et helista Jarkole? Jah, iga siis, kui ma õieti mäletan, oli septembrikuus vist äkki või oktoobrikuus mingi aeg. Helistasin talle, rääkisime juttu natukene, kuidas läinud on, mis toimetab, mida teeb. Ja tal juhtus peres üks siuke kurb sündmus. Ja siis ta ilmselt vaatas oma nagu siukest elu ja siukest mõtteid nagu ümber ja ta hakkas hästi palju ühel aastal siis USAs käima. Ma jälgisin teda nagu Facebookis ja kuskil niimoodi. Ja siis oli see üks kord, et ta mina helistasin, ta esimest korda oli nagu ebalev. Ma sain aru, et midagi on teisiti nagu on. Ja siis surusin nagu järgmine päeva peale ja ülejärgmine päeva peale, siis ta annab mulle natuke aega ja siis üks päev tuleb nagu lihtsalt SMS, ma arvan, et ma võin selle SMS-i ka võib-olla üles leida, et number ja et kui soovid, siis tule homme järgi. Niimoodi. Ja siis samal õhtul ma võtsin siis omal naise isaga ühendust. Mul siiamaani ju B-kategooriat ei olnud. Kõik need kunagised supravedamised, kõik muud asjad, nüüd sai kuidagi teisiti tehtud. Ja siis ma mõtlesin, et ma Soome nagu ise järgi ei lähe talle. Ja rääkisin siis omal naise isaga ära ja tal oli ka just sobilik aeg minna ja nii see auto siis tagasi tuli. See on sinu käes jälle. Aga mootorivahetus siis ei tehtud tänu? Tead, sellega on väga huvitav lugu, väga huvitav. Veel huvitavam? Jah, muidugi see veel huvitavam. Aga see tagasiostu protsess nagu minu jaoks oli mingi siuke nagu emotsioon ja siuke eraldi, siuke väärtus nagu. Ja see auto nii-öelda siukene auto väärtus iseenesest on nagu tänu sellele kasvanud oluliselt suuremaks veelgi. Emotsionaalne just siis on ju. Tal sisu on väga heas korras siiamaani, et nad ei ole ju sellega ei ole sõidetud, mitte midagi tehtud. Küll aga mootor lasti tal laiali. Ja siis ta jõudis mingi, nüüdseks on juba see mingi 3 aastat tagasi äkki või, on ta Eestis. Võib-olla isegi rohkem, aeg läheb kiiresti viimasel ajal. Et ja siis ma hakkasin seebitama Samvelit, et Eestist et kuulge võtke, et te tegite ju. Teeme korda tagasi. Ja see ei õnnestunud, sest seal on peal mingisugused Jaapani need mingi Apexi Power FC juhtajud ja mingid siuksed asjad. Samvel tahab kuulda ka neist. Ma täitsa tean seda. Et see oli juba tol hetkel oli mingisugune peavalus neid nagu häälestada ja teha. Aga vaata näed, kõige kiuste just täna on see auto ES Racingus, just täna on see auto seal tõstukite peal ja selle auto siukene, minu ootus on, et see auto saab see aasta veel nagu võtit. Millega sa ära seebitasid? Mida sa tegema pidid? See on pikk jutt ja mitu asja kokku lihtsalt, et ma pakkusin neile võimalust teostada mingit projekti lihtsalt. Ja üks asi, mis seal on see, et neile liikus ju üks väga hea nagu mootorimees, liitus nendega, Hans läks ju sinna, et Hans oli mulle lubanud tegelikult. Enne juba?
et ta paneb selle rootori kokku. Ja nüüd, kui ta läks sinna ES, siis ma justkui tulin uuesti sinna. No nii, kaks asja koos veel ka on, jah. Nüüd on küll siuke lugu. Töömehega ma juba leppisin kokku. Olete olemas nagu, ma ei tea, mis sellest saab nüüd, aga et nagu, kus me siis seda teeme nagu. Ja sealt nagu, see on nagu natuke nagu välja pressimine võib olla, aga me ilustasime ta ära. Ja ta saab nagu asjad liikuma. Ehk siis jah, see auto, ma usun, et saab liikuma. Eriti, aga... Et see võiks... Kui mitte see aasta, siis järgmine aasta äkki olla nagu see, kus... No ärme pane aega, aga vähemalt me teame, et... Ja me teame, et me võime seda näha varsti nagu Eestis jälle. Muidugi huvitav on mõelda, et miks see Soome Jarkko siis ei tahtnud müüa, eriti veel, kui ta lihtsalt seisis tal aastaid. Sa vist ei ole elusalt seda näinud, see on nagu kunstiteos. Ja no aga tema sõits drifti selle. Tal ei ole kunagi olnud nagu mingit nii ilusat autot. Ja ta on täiesti nagu... Ta on läbi ja lõhki on siuke nagu Ameerika autode nagu fänn. Ameerika asjade, tal on mingid suured paadid, suured laevad, mingid, ma ei tea, sõidab mingi RAM 2500, mingi topeltratastega autole ja igapäevaselt mingi siukest asjadega ja siis tal seisis see nagu lihtsalt üks ilus asi ka nagu. No ma lihtsalt mõtlen, et läks sellega kuskil drifti sõitma, siis see kõlab niimoodi, et ta võib-olla... See aeg lihtsalt, siis oli võimalus. Siis nagu nende hinnad ei olnud nii kõrged ja tundus nagu, ta oli üks toorik nagu kõik need teised. Ja ta oli juba hästi tehtud, eks ole, et nagu, miks mitte, on ju? Aga selle aja järgi hästi tehtud. No ikkagi. Omal ajal, omas ajajärgus. Täna on sellest valmimisest ju mis asja. Jälle mingisugune üle 15 aasta möödas, et kui sa vaatad 15 aastat tagasi valminud autosid, siis need on nagu siuksed... Tõsi? Vaatad peale, mõtled nostalgia. See on see täpselt see Don't Meet Your Hero, selle natukene, see, mis sa kunagi vaatasid, et noh. Aga nüüd ikkagi see Mustang, et sinust täiesti minu arust muust autovalikust ju see Mustang on see gin tonic. Päriselt. Ja võib-olla isegi päris mitu. Ma tegin endale lihtsalt Kopartisse, tegin endale siis konto ja mõtlesin, et hakkan jälgima Supraid, mida seal müüakse, et tuua vasakpoolse rooliga Supraid. Kas siin läks nii õdudeks enam, et aru, kas on Supra? Võis olla küll päriselt. Et üks hommiku ma lihtsalt sain nagu meili ja sain teate, et Vohoo, you won! Müüja aktsepteeris teie pakkumise. Mida kuradi, mis kuradi pakkumise? See on jah siuke. Aga no tõenäoliselt... Seal ma võtan süü endale. See tooriku ost oli küll täitsa lamp. No aga samas peavad mingid lood taga olema, aga see teeb asja... No ja siis see auto on... Millega tegu on üldse, räägi seda kõigepealt. Tegu on 65. aasta, tegelikult on tegemist 60, USA-s vaata märgitakse passidesse niimoodi, et augustikuust alates märgitakse järgmist aastat. Model year on selle juhtusest. Et kui sa ostad 65. aasta autot, siis sa võid saada 64 aasta augusti auto nagu isegi on ju. Ja kui sa ostad Eestis nii-öelda mingisugust ostad nii-öelda üle lombi nagu USA-st autosid on ja võid osta justkui ostad 2024 aasta auto on ja jõuab siia kohale ja siis ARK tahab järsku märkida sulle mingit, ma ei tea, 2023 aasta mingit septembrit on ju. Mis asja nagu, miks nagu on ju. Aga see ongi see teema, et nad märgivad augustikuust edasi juba on ju. Kuna see ajalugu on nii nagu pikk ja see aeg on nii ammune, et siis tegelikult ta on tehtud 64. aastal, aga me ei tea, kas ta on päriselt registris ka siis olnud. Ta on esimesed sellest. Aga see Fastback on nagu üks ägedamaid keresid ja nagu ägedamaid asju, mis on nagu minust nagu sealt Ameerika mandrit nagu tulnud. Et seal on minu jaoks veel paar ägedat autot ja paar ägedat just keremudelit, mis on nagu kuskilt sarnasest ajajärgust võtame siis nagu mingi 70 tagasi poole. Või isegi 80, ütleme 75-6 nagu tagasi poole.
aga Fastback iseenesest, noh, ta on ju eriline, on ju. Ja mis on veel erilisem, on see, et see on manuaalkastiga auto. Tehasest originaalne manuaalkastiga auto ja V8. Et tal ei ole küll mingisugune mootor peal, tal on see 289, 4,7 liitrine vist või, aga ta on V8. On ju. Ja noh, tehtud, mõeldud ja täpselt nagu niipidi, et mõeldud, tehtud, et oma nii-öelda nende tegevuste eest peab vastutust kandma. Aga mis seisus üldse? Läks see ülekanne sinna teele ja oligi kõik nagu, ja siis jäime ootele nagu. No ja siis, kui ta kohale jõudis, siis me saime kõik naerda. No nii. Kõik said naerda, mina sain nutta. Et no ta oli risu ikka. No. Tal olid uued plekid nagu katusekruvidega külge keeratud. Et pildil oleks ilusam. Tagatiivad, on ju, esitiivad, noh, ikka nagu täis risu nagu. Ja siis mul oli mingi äge mõte sellega, et ma tahtsin sellest teha siis, kuidas seda nüüd kutsutakse, see, mis on see... Restomood, jah. Ja ma ostsin oota, ma ütlen kohe sulle. Ma ostsin selle uue Mustangi... 17-18. Oota ei, ma pean mõtlema ajaliselt, et kuidas ta nüüd oli nagu. Saime ta vist äkki 19 valmis või? 14 ma ostsin, on ju. Ja 16 me hakkasime teda taastama vist Erki juures, Erki inseneeringus. Ja 16 aastal ma ostsin 2015 aasta Euroopa spekki 5.0 Coyote mootoriga Mustangi, millel olid kõik euro siis navid, mingid hääljuhtimised, ma ei tea, mis iganes vigurid. Kõik asjad olid olemas, kõik tehnika töötas, auto oli üle kuudi käinud. Prantsusmaalt shippasin siia, leidsin siukse võimaluse ja siis viisin selle Erkile hoovi peale ja ütlesin, et nii, nüüd teeme nii, siia sisse paneme kõik selle, mis on siin sees. Ja noh, see ei lõppenud hästi. Et Erki ütles, et need asjad ei mahu ära lihtsalt sinna. Päriselt? Isegi see Coyote oleks võib-olla sinna mahtunud mingite korralike modifikatsioonididega, aga need sisud, kõik see nagu elektroonika pool, nagu, et kõik need, kus ma ütlen siis nagu multimeediakeskused ja mingid muud asjad. Ja lihtsalt nagu füüsiliselt tänapäeva autod on teistsuguse kujuga, teistsuguse ehitusega. Ja sul on siukest plokki vaja kuhugi sinna sisse panna. Seda ei ole nagu, seda ruumi pole. Neil on hästi siuksed väikse sellega. Ja siis see lõppes sellega, et noh, Erki ikkagi suutis mind nagu ära rääkida, et kuule, et kuna ta juba siin on, et teeme ta siis äkki nagu päriselt, nii nagu ta oli. Et teeme ta nagu päriseks. Sul käis seal, et noh, ega mul alguses mingit nagu emotsiooni olnud, ma teadsin nagu seda, et mõtlesin, selline pill, 65 aasta, kujutad ette, kus see sõita on. See mingi karpapill ka veel, jah? Ja siis ootab, et millal ta keerab nagu nagu silliga, et no, ja ega ta ongi niimoodi sõita. Vahepeal pead bentsu peale valama ja? Ei, no päris nii ei ole. Meil on ikka täitsa nagu uueks tehtud ja täitsa korralik pill nagu on. Originaali taastatud siis nii-öelda mustaks numbriks? Ta on must number teatud modifikatsioonidega. Et noh, Erki tegi seal palju tööd, ulmeliselt palju tööd. Et kõik see kere oli ikka täiesti mäda nagu. Et minust on inseneeringu kodulehel pilte sellest. Et see kõige hullem lugu on see, et põhimõtteliselt nagu pagassist võisid läbi jalutada nagu on. Et ta ikka niimoodi nagu on, et kõik detailid, tükid, aga kõike saab. Et selles suhtes Ameerika on nagu imede maa on, et nad taastavad ise ka väga palju neid. Ja kõiki asju saab. Isegi oli vahepeal mõte, et tavai tellime terve kere, mis on täitsa uus juba. Ka seda saab. Lihtsalt meil on olemas see VIN-kood. Istutame selle külge nagu sinna täitsa uuele kerele. Nagu teevad täitsa uusi nagu tsingitud värskeid keresid. Nagu võtad kere ja hakkad siis asju külge nappama. Aga sellel autol on taastatud vana ikkagi.
et kõik on tehtud nagu hästi. Ja siis võtsime seda teha, metallitööd ja kõik asjad sai tehtud, on ju, siis ta läks sellesse värviprotsessi, on ju, et seal Inchcape'is olid nagu väga head 2 maalrit, kes võtsid selle niisuguseks südameasjaks teha ja noh, see, mis sealt tuli, see on niisugune nagu ütleme meistritöö nagu on ju. Et see täiesti kunstitöö nii-öelda, mis sealt tuli, on ju, et kõik on öelnud seda ja see auto on mitu korda võitnud igasuguseid just nimelt värvitöödega ja niisuguse nagu selle nii-öelda kvaliteedi osas nagu mis värvi ta? Ühesõnaga, ta ei ole siis nagu auhindu. Pole siis Ameerika auto kvaliteet selles mõttes? No me tegelikult seal me läksime isegi nagu niimoodi, et maalrid reaalselt tegid ju mingid proovitükke, näitasid nagu, et kuule, et mida sa tahad siis nagu on, et vaata, et see on ajastu truu. Siis võtad kätte, must nagu, et räägi. Siis hakkad vaatama sisse, et vaata, siin on niisugune mingi apelsini efekt sees, siin on niisugune sakiline, siin on nagu... mingid muud asjad, see on kuidas nagu nad oma mingi püsse või mingeid asju reguleerivad, mismoodi nad nagu liigutavad seda mingit nagu kas ma lasen sulle klaveriks ta täitsa nagu täispeegelduseks või ma lasen apelsiniks või ma lasen nagu niimoodi, kuule, et mis sel ajal tehti nagu, et siis nagu tegimegi päriselt niimoodi nagu väga heaks ta. Et see sai, see värvitöö on nagu hea ja väga hea seal. Nüüd on, noh, mis ta nüüd on 6 aastat või 7 aastat juba nagu valmis olnud auto, on ju. Aga ta on ikkagi nagu väga, väga edev ja väga ilus, on ju. Ja noh, järjekordselt on ju, et Argo võttis side-effektist, on ju, oma nagu oskuse ja pani sinna sisse jälle, on ju. Mul on ilmselt, noh, ma ise usun, et need 2 nagu erilist autot, need ongi nagu Argo kätetöö, et need on nagu, need on just see, et kui sa autoga sõidad, siis istud ise sees, on ju. Kui seda sisu seal nagu vaatad, siis tahad seal olla. See peab olema käega katsudes hea ja meeldib, eks ole. Et see, mis väljast teised näevad, see on ka fine ja äge, sest noh, aeg-ajalt käid sa väljast ise ka vaatamas, aga kui sa seda autot omad, sõidad sellega, siis sealt seal sees. Et see on ikka, see on väga äge. Selle autoga siis murdsid oma nii-öelda lääne autode neitsi naha nii-öelda? Ma ei tea. No eks sul neid BMW, Audisid ja Mersused ju ka ole. Ei no lääne, ma mõtlen lääne ikkagi Ameerika autod. Ja. Et mul vist, ma ei teagi, on olnud üks ameeriklane, aga see oli see, noh, ei ole endal olnud. Et me kunagi tõime, kui me tõime seal päris 2000 algusaastatel tõime neid Jaapanist autosid, siis GMC Typhoon on mul olnud. Ja sellega me sõitsime ringi niimoodi, et suverehvidega lasime talvel ringi sellega täiesti sügena. 4,3 liitri ja turbomootor ja nagu annab minna nii nagu segane nagu. Sellega lasime ringi seal. See oli haige. Aga sa selle Mustangiga nagu täna ratsid sõita ka? Ikka, jah. Kõik autod on sõitmiseks. Ei no ma mõtlen, et noh, et seda lugu kuulates... Minu arust on ainuke auto, mis nagu üle ootuste on nagu see, et vaata, tänapäeva autod on niimoodi, et tead, neil on nii palju voolutarbijaid ja igasuguseid asju on. See on ainuke auto, mis on kogu aeg käima läheb. Ja maailma lõppu läheb, siis see ikka sõidab. Päriselt läheb. Aku kestab aasta aega, eks ole. Nagu, et sa lähed, paned talle selle laadija peale ja vaatad. Roheline. Okei. Pole vaja. No tal ainuke asi, see on ainuke auto nagu on. Siis võtad need japsid ja muud asjad on. Seal on nagu, ma ei tea, boost controllerid, need mingid turbotaimerid ja ma ei tea, mis iganes vigurid ja mingid navid, värgid, särgid ja kõik asjad peale. Mingid elektroonilised jubinad ja vidinad on. Ja need kõik kulutavad on. Ja siis sa jälle maadled, vaatad, ükski käima ei lähe, nagu, mis teema on. Nagu. Sul peaks olema, no okei, sul ei ole paljust autosid enam täna, aga võiks olla mingi oma muuseum, kus inimesed saavad käia, võtta sinu selle guided tour, vaata, kus sa räägid siis, et see on see auto. Mingi paari tunnis mingi tiiru teha. Jumala tõusi mõtlen, noh, nii palju ägedaid lugusid, et... Aga ilmselt väga paljusid huvitaks näiteks ka see R34 kerega GTR. See on ju ka selline, mis püüab pilku ikkagi üsna palju. Ja. Kuidas sellise toomine üldse nagu välja näeb, et ta on ju parempoolse rooliga, tal on ainult parempoolse rooliga toodetud, et kuidas sellise asja üldse nagu arvele saad legaalseks? See on minu teada täna vist ainus
GTR, mis on R34 on ju siis keremudelina nagu Eesti sarvel on ju. Et ma olen, kuna me Jaapanist olen neid autosid toonud on ju, eks ma olen ju jälginud kogu aeg seda, et mis hinnaga nad lähevad seal oksjonite peale ja sa näed nagu teatud asju seal, mida nagu tavainimestele võib-olla iga päev ei jagata on ja näed neid ostuhindasid, müügihindasid, mingid negotiation hindasid on, et millega saaks justkui need autosid kätte. Ja tuli see Fast and Furious on ja oligi kõik oligi kellad eesti keeli on ju, et kõik hinnad läksid nagu niimoodi põhja, et vaatasid, et enam varianti pole nagu on ju. Ja kuna need hinnad nagu tõusid veel ja tuli jälle neid uusi Fast and Furious'i neid osasid peale ja see kultus nagu sai nagu veel suurema siukse boost'i on ja meie vanused hakkasid nagu raha teenima. Jah, päriselt on ju, hakkasid raha teenima, tekkis võimekus nagu midagi soetada on ja siis minu ajend oli see, et miks ma selle ostan nagu oli see, et ma ütlesingi see endale nagu, et nüüd või enam mitte kunagi. 4 aastat, ma mäletan, oligi võib-olla 4 aastat tagasi jah, 4 või 5 aastat tagasi. Ei, see ei ole vist, jah, mina ostsin ta on ju 4 aastat tagasi, siis ma maadlesin sellega tükk aega, et teda arvele saada on ju. Eks juhtumisi on ta nagu täpselt selline mudel nagu Saksamaal on tehtud tüübikinnitus. Saksamaal on mingi autod, mis V-spec või? Jah, ta on V-spec, et ta ei ole see tavamudel, ta on siis Nissan Skyline R34 GTR V-spec. See oli midagi, mida sa nagu taga ajasid või sa lihtsalt ajasid GTR taga? Ma ajasin GTR-i taga. Okay. R34 GTR. Lihtsalt V-spec on muidu ju lihtsalt nagu ka kallim seal juures. Jah. Et juhuste kokkulangemise tõttu ma sain nii-öelda siis sain nagu pakkumisi selle peale ja olin nõus seda nagu siis selle hinnaga nagu ära osta. Tegid auctionil pakkumisi ja siis tuli negotiation. See auto tuli üldse Inglismaalt. Ma skännisin nagu ma skännisin nagu Jaapani auctioni keskkondasid ja need autod olid nii kalliks läinud seal juba. Mille pärast need läksid kalliks oli see, et USA-st tuli 25 aastase historikute nagu võimalused osta neid. See tuli 2024 aastal ja 1 aasta enne seda juba müüdi autosid Jaapanis niimoodi, et müüdi koos aastase parkimishoiustamisega. Et nad teadsid, et see tuleb, see juustub kohe. Just usakad hakkasid ostma oksjonitel autosid kokku juba nii kallilt. Sa vaatasid, et hinnad lähevad nii rajult üles ja nad panid need Jaapanis ootele. Seal olid nagu parkimismajasid täis erinevaid autosid, mis olid ootel. Tean, et osad tõid ka Kanadasse neid. Et Kanadasse ka sinna USA piirilähedastesse linnadesse. Seal olid hoiustamised, seal olid need diilerid, kus need hankisid. Just. Ja seda tehti nagu nii massiliselt, et need hinnad Jaapani oksjonitel läksid täiesti arulagedaks. Sa vaatasidki. Ja siis ma sain aru, et okei, nüüd on nagu üldse viimane hetk, et juba Jaapan on läbi. Pöördusin UK poole, vaatasin Inglismaal olevaid autosid ja Inglismaal olevad autod olid soodsamad. Ja see auto on Inglismaa päritolu, kuigi ta Inglismaal on sõitnud vist ainult, mäletan, paar tuhat kilomeetrit vist ainult. Aga kas ta on ikkagi ju Japsist toodud ja siis ta on mingi 3-4 aastat olnud UK-s ja UK-st siis ostsin mina ta ära nagu ja tõin ta siis Eestisse. Ja siis maadlesin mingi 4 kuud argiga või 5 kuud. Isegi vähe. Isegi kiiresti said. Ma tean ühte venda, kes käis, kui ma teda argi järjekorras nägin ja tuttavaks sain, siis ta oli 17. korda R34-ga seal Sauel Maanteeametis. Ja siis, kui mina sain oma autovärvi vahetuse regatud ja puha, siis ma küsisin, et no kuidas sul läks. Siis, et nüüd ma olen juba palju lähemal, ma pean ilmselt ainult paar korda veel tulema. No siis... inimestel on erinevad kogemused, vaata. See oli esimene minu arust selline, mis võeti mitte ümberasuja varana. Aga mul, ütleme nii, et ma olen seda argiga nagu suhelnud ennemgi
et läbi nende Jaapanist toodud autode, seal sai neid kümnete viisi ümber ehitatud, roolid ümber tõstetud. See on niisugune bürokraatia ja niisugune, aga kui sa oled nagu järjekindel ja tead, mida sa tahad ja oled valmis nagu tegema neid päriselt neid punkte ja asju nagu korda, nagu mis sulle antakse nagu ikkagi nagu teha, et siis Maanteeametiga on täiesti võimalik nagu suhelda ja on võimalik saada väga erilisi asju nagu arvele. Ei no meilgi oli tegelikult väga okei ja viisakas kogemus, kui me ehitasime ümber autot. Seal on alati neid mingisuguseid nagu erroreid ka enne sees. Ma ise ütleks, et paljud nendest on tingitud tegelikult nende samade kasutajate poolest, kes lähevad sinna justkui midagi nõudma. Et teatud tehnikad töötavad teisiti. Sellel mehel ei olnudki nagu mingit olulist kriitikat. Tema ainuke kriitika oli see, et te olete seda autot juba nii mitu korda vaadanud, et et tehke mulle nimekiri ja ma teen kõik need asjad korda, eks ole. Aga iga kord sai ta uue nimekirja asjadest, mida eelmistel kordadel ei olnud mainitud. Aga see oli, kuna ta oli vist esimest korda võeti, siis ilmselt iga järgmine mees sai nagu selle nimekirja lihtsamini kätte ja sai juba teada. Ja siis ei pidanudki käima nii palju, et tegid 25 asja korraga ära ja saad 2 korraga hakkama. Alati on võimalik teha ka eeltööd, et sa saad selle nimekirja ilma selleta juba kätte. No seda ma mõtlengi. Et mis sul on, et sa ei pea seda autot sinna minema, et kui sa lähed ja seal ühe korraga nagu näitad selle asja ette ja sul on just kui see nimekiri nagu kõik täidetud, siis nad on nagu sunniseisus. Seda ma mõtlengi, et esimese mehega see nimekiri koostati esimest korda. No, põhimõtteliselt. Ma olen parempoolse rooliga autosid reganud mingi 2002 aastast alates. See vist ei olnud äkki siis. Võib-olla. Et selles suhtes, seal on nagu mingi trikk on, et kuidas see, mida. No sinuga nad juba vaatad, Markel. Ega ma ei ole tuttav. Seal oli enne 97 ja pärast 97. Vaata, see oli, temal oli uuem. Temal oligi see case, et tal oli see uuem, et see R34 tuli vist 99. No võt. Mul on ka esimeste seas, 99 aastat. Et kui sa 94 Mark 4 Supra võtad, siis nagu ilmselt pole väga probleemi. Ja see ei ole keeruline, see on lihtsam. Esituled ja... Aga mis sa seal siis... Aga see R34 on jah siukene, et ta on V-spec ja... Mis see V-spec tähendab, ütleme? Seal on mingid teatud lisad nagu, et tal on mingisugune esispoileri lipp on mingi teissugune, mingi lisa on seal, siis tal on põhjaalune, siis see kate on kuidagi voolujoonelisem ja tal on nagu justkui tunnel tekib sinna alla, siis tal on, taga on carbon diffuusor, siis tal on natuke teistsugune vedrustus ja minust on see tagasilla see juhtimine on ka teistmoodi natuke. Ühesõnaga visuaalselt, ma ei tea, ei pruugi viga inimene. On ikka ägedam. Saab ikka aru. Paned tavalise nii-öelda GTR-i ja võtad V-spec'i, siis need spoileri lisad ja muud asjad, need annavad ikka hoopis teistsuguse nagu vaate talle. Et ta on ägedam nagu. Aga mis sina siis muutsid sellele, et tõenäoliselt seda, mis siin kohalikus riigis meil siin vaja on muuta, on ju, ma ei tea, mingid tuled ja asjad. Tuled olid vaja nii ümber teha, et tuled peab ju tegema selleks, et ta näitaksid õigele poole. Seal on teatud nõuded, Maanteeamet jagab neid rahulikult, ei ole küsimust nagu. Aga mis sa nagu ise vabatahtlikult veel juurde tegid sellele? Vaat nüüd ma siit teen, sealt. Sa ei olegi näpist seda? Vabatahtlikult ei olegi nagu. Ei olegi? See jääb... Ta ongi nii nagu ta tuleb. See teed see nagu, et... Seda sa vist tuunima ei hakka? See on tuunitud auto. Tehasest? Ei. Ei ole? Britid? Kas britid olid ka siis natuke see? Ei, see on Jaapanis tuunitud auto. Et tal on väga maitsekalt kasutatud HKS-i osasid. Ja HKS on, ütleme niimoodi, et on siis, vähemalt need asjad, mis seal on küljes, siis need on siuksed nagu, mida loetakse nagu mingi stage 1 äkki ja mingi siukene tuuningu tasemeks. Ja see on just kui Nissani poolt nagu ka aktsepteeritav. Et ta on siukene nagu, et kui Nismo on neil oma majasisene bränd, kes nagu teeb neid tuuninglahendusi nendele ja see on just kui nagu tehasest tellitav asi, siis HKS on ikkagi nagu nii suur ja nii prestiižne firma, et
nagu juba Lubavad seda ka. Nissan nagu lubab ka seda nagu teha nagu on ju. Ta on siis analoog nii-öelda Euroopas olevale Audi selle Optile või midagi. Midagi sellist. Jah, saab põhimõtteliselt ka esinduse kaudu tellides lasta esinduses külge panna mingid asjad. Ma seda nagu ei oska öelda, nagu jah, seda peaks ajad olid teised käest küsima. Kuni 2004 või 3 seda toodeti nii, et... Aga seal on HKS-i turbokitt koos kolledega. Seal on progetav aju, mida ma käisin Soomes seadistamas, sest et HKS-i aju Eestis keegi taha näppida on ja kuigi selleks oleks võib-olla nagu mingid nii-öelda tehnilised võimekused ja lahendid olemas on ja. Aga seal siis käisime siis Soomes, viisime ta Soome treila peal ja siis tõmbasime sealt ilusasti Dünosest nagu mingi numbri ka. Teeb ta siis ka mingit? 400 hobujõudu. Ega ta on nagu okei auto nagu. Selle aja kiire auto on. Aga see väärtuse, vaata me rääkisin ka, mingid väärtused evalueerumine nagu autodel on. Sest aru, et ta on nagu, tema ümber on nii palju ju sükst aurat nagu on. Kõik see Fast and Furious ja ma ei tea, mis iganes. Jaapanis on ta ju mingi tohutu kultusauto nagu, et mis ta tegi ringradadel, kõiki loputas on. Euroopas on ta nagu saanud bänni reaalselt on mingitel GT-sarjadel on. Et ei lubatud, konkreetselt üks auto kirjutati, et Nissan Skyline GTR ei ole lubatud kasutada. No, selles suhtes on ta siukse nagu ägeda nagu looga auto on. Ja see ja kui sa seda omad on, siis tegemist on ju 99. aasta Nissaniga. et sa istud sinna sisse, saad aru, see plast lõhnab samamoodi nagu siis lõhnas. Nagu Nissan Micra. See iste on samasugune, et hea küll, et esimesed on nagu mingid Recaro on ja mingisugused moodustised seal on. Aga need materjalid, need porolonid, need kõik see ümberringi, see auto on nagu, noh, see on nagu... Ta peaks olema palju võimsam, on. See on üks kallimaid autosid, mis on mul nagu kuskil, nagu, mis on minu käes kunagi olnud, on. Aga ta on nagu vana Nissan. No. Mingil hetkel ta saab vanaks Nissaniks lihtsalt. Ja siis ta ongi siuke plastist sisuga auto. See vist on nagu päriselt siuke küling käib järgi kelg. Ma tean. Siuke nagu, lased okna alla, kle. Mingi siuke, ja siis sõidad ja siis vaatad. Sõidad Eestis ringi nagu, kes teab, see teab, nagu öeldakse. Telefonid on väljas ja. Ennem naased. Kes teab seda, aga et noh, inimesed teavad pilti, näitavad nii näpuga niimoodi, igast muid asju. Nagu, see unustad vahepeal ära, millega sõidad. Nagu, kui sa seda ise omad, siis sa saad aru, et see on nagu vana auto. Et see on vana Nissan, plastist auto ja siukene nagu sisu on plast ja siukene. Lahedad emotsioonid, aga meil hakkab aeg kahjuks otsa saama. Aga ma tahtsin küsida sult siit lõppu, et kas sul on endal mingisugune märgunistus, mis sul on täitmata mingisuguse autoga, et nagu mis... Et sa juba nii palju nagu rääkisid, et mis sul, see Mustang, mis kogemata juhtus niimoodi ja tegelikult emotsioon on suur ja Mazda ja Nissan, aga kas sul on ka midagi, mis sul on nagu, siuke veel, et ei ole selleni jõudnud või ei ole julgenud või ei ole tahtnud seda, sest et nagu on räägitud, et see... Või ei ole jaksanud. Et on veel midagi kuskil püüda? No vaata, süües kasvab isu. On. No ma mõtlengi, et kas sul isu täis ei ole, et see on mu küsimus. Et järgmiseid, sa oled ju aru, et kui sa oled nagu sinna nagu käe andnud, siis on nagu läinud kõik. Et kõik läheb. Ja järgmiseid tasemeid on ju palju, nagu, et kui sa võtad nagu mingisugused, mul on nagu jäänud, mul on, ei saa öelda, ma sõidan igapäevast ka üsna siukse ägeda kaasaegse autoga, et aga sealt edasi minna on tasemeid küll ja veel. No mõtle tasemeid, jah, ma saan sellest aru. Kuhu sa nagu võiksid nagu pürgida. Aga see mingisugune üks. Ma kunagi mõtlesin selliselt, mõtlesin, et Testarossa.
Ferrari . see ei ole tegelikult enam kättesaamatu ju . ei , ta ei ole ja ma olen näinud teda , ma olen endas sees istunud , ma tean teda , ma ei taha teda . mina olen just mõelnud , et jumala äge , et teed mingi ja resto moodina . jah , ja siis saad , ma ei tea , mida iganes , sest Ferraril on väga mingisugune strict policy kogu kõikide nende asjade peale , nii ja naa oleneb , kui sa maitsekalt teed . ja sa Ferrari enda mootorit kasutad seal ja nii aga edasi . selles suhtes on küll , et ma olen mõelnud , mul ei ole olnud itaallast . et ma Itaalia autot nagu mingi Diablo . ei ole nagu omanud . aga võib-olla siia lõpetuseks võibki öelda , et nüüd on see ka lahendatud . ja midagi on , mis on kukkus kohe selle peale . kivi kukkus südamelt praegu . midagi on , mis mul ka on tulemas ja ilmselt nagu sellega märkamatuks ei jää . seda on küll rõõm kuulda . ai . nii , paneme ruttu kaamera kinni , ma tahan teada . oot , enne on meie lõpuküsimus sinna . jõuab ilmselt onju , et see on enne on lõpuküsimus ka tulemas . et Markel , mis on see üks asi , mida oma autoga kunagi teha ei tohiks ? läbi oma kogemuse või ? Mida iganes. kui sa oled sinna piisavalt palju emotsiooni pannud , ära kurat kunagi seda ära müü . enda kogemus . hea vastus . kuule , Markel , mega suur aitäh sulle . ma loodan , et me jõuame sulle külla ka garaaži vaatama , äkki saame mingisugust vlogi lausa teha , Jaa, teistele ka näidata , kindlasti. et ja rääkida , aga suur aitäh sulle , ülipõnev ja nii kahju , et samas aeg on tore , piiratud elus , samas tore , saame teinekord jätkata . väga tore , sest meie lähme nüüd kadunud unistust vaatama . ja minge aga . just . ja teie ja uus esiklaas võtke muidugi Glass Drive'ist ja rehve Baltaierist ostes palun kasutage sooduskoodi Petrolheads . ja oma podcast'e ja muid saateid üldse igast produktsiooni asju television.ee . just nagu Rando ütleb , et kui teil on mõni mõte , mis vajab purki panemist või ei vaja siis võtke ühendust või või ärge võtke . aga aitäh teile , järgmise neljapäevani . tšau .